seal metsa serval väikses majas, kus elasid mu vanemad. seal metsa serval väikses majas on pesa teinud punase. Tere kõik ilusad inimesed, kes te olete kogunenud täna siia Põrgupõhjale taas kord metsavähenduse ja Eesti eest elanud ja elu andnud inimeste mälestuseks. Me alustame tänast sündmust pärgade ja küünalde asetamisega siia mälestuskivile. Esimese mälestuspärja asetame aupaukude saatel kõigi kokkutulnute nimel. Eesti Endiste Metsavähendajate Liit, palun. Märjamaa valla ja rahva nimel Märjamaa vallavanem, palun. Ja nüüd tuleme ja asetame kõik palun oma kaasa toodud võetud küünlad siia Põrgupõhja mälestuskivile. Palun.
lõppeva aasta Eesti Endiste Metsavendade Liidu ja temaga koostöös olnud tegevusest. Aasta on olnud ühtemoodi ilus, tegus ja tugev. Raplamaa poolt vaadatuna tuleb ilmselgelt öelda, et märgilise märgina on märk maha pandud Raplas ja seda tänu Toomas Tõnissonile, kus on nüüd ja igavesti olemas austuskivi Raplamaa metsavendadele koos kõikide nimedega ja see kivi sai avatud 30. augustil sellel aastal ja kogu selle ettevõtmise juures oli algataja, eestvedaja ja selle teostaja just nimelt Toomas Tõnisson. See oli suursugune tegu, suursugune tegevus ja see on selline, mis jääb meile ja tulevastele põlvedele rääkima selle maakonna metsavendade elu, lugu ja saatust. Üks, mis siin maakonnas toimub ja toimunud on ilmselgelt ka selle sama paigaga seotud ja see on Võrgupõhja retk. Peagi tuleb teie ette ka selle retke üks korraldajaid, Martin Andreller, ja täna on siin ka veel Margo Sai. Need on mehed, kellele tugineb see retk ja selle retke korraldamine. Ja meie väike panus sellele on see, et tänu riigi poolt antud vahenditele on Eesti Endiste Metsavendade Liit saanud seda retke toetada ja saab seda toetada ka rahaliste vahenditega sellel aastal. See retk võiks alata meie poolt kas või täna. Me oleme olnud osalised ja toetanud sündmust Milvesti raames Valgamaal mitmeid aastaid. Ka seal on läinud meil suhteliselt koostöösõbralikult ja suhteliselt aldilt, on ilusasti toimunud. Ja sellel aastal oleme me ka olnud ettevõtmise juures ja olnud selle algatajad või siis selle ettevõtmise ja koostöö ettevõtjad, kui Hiiumaal sai kaitseliitlane ja Hiiumaa Kaitseliidu malevkonna taastaja omale korraliku kalmusamba. 2019. aastal, kui kunagine malevkonna pealik suri, oli tema soov, et kui ma ükskord siit ilmast otsa saan, ole hea, Eiki, aita minu viimne teekond korraldada. See sai aidatud, see sai tehtud koos toimkonnaga ja nüüd seesama toimkond hakkas suvel uuesti rääkima, et kuule, teeme ikka selle kalmuga ilusasti korda. Ja me korraldasime sellise hea tahte kampaania, kus siis kõik said panustada ja panustasid ka 49 isikut ja 2 organisatsiooni ja Käina kalmistul on uhke kalmusammas, uhke kalm ja koos kõikide daatumite ja kirjadega ja Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna taastaja Ülo Tuisk võib rahus puhata väärilise ja ilusa kalmusamba all. Loomulikult on olnud palju teisi tegemisi ja toimetamisi, mida me oleme koostöös erinevate organisatsioonide ja ka kogudustega teinud ja korraldanud. Need on olnud need, mis
on meid selle aasta lõppu viinud, aga sellel aastal täitus ka üks omamoodi huvitav daatum. Selle aasta detsembrikuus oli ilmselge kurb tõsiasi, et Eesti Endiste Metsamendide Liidu looja Arnold Ojaste tervis on läinud sedavõrd halvaks ja ta andis liidu juhtimise üle ja loobus liidu juhtimisest ja jäi liidu auliikmeks. Sellest möödus detsembris 10 aastat. Me jäime Hans Ottoga sisuliselt kahekesi liitu vedama ja 29. aprillil 2016. aastal Arnold Ojaste suri. Ka seal me tegime temale ilusa ärasaatmise Tartus ja ta puhkab Raadi kalmistul. Seega selle aasta detsembris nüüd möödub 10 aastat, kui seda metsavendluse liitu, Eesti Endiste Metsamendide Liitu, oleme juhtinud Hans Ottoga kahekesi. Oleme me siis teda teinud nii hästi või halvasti, kui me teinud oleme, aga me oleme teile ka kõigile tänulikud, et te olete meid nii-öelda aktsepteerinud, et te käite nendel sündmustel, et te võtate nendest osa ja et te mõistate, toetate ja olete metsavendluse mälestusele truud. Mis järgmisel aastal saab? Saab seda, et liit toimetab edasi oma parimas usus, lootuses ja armastuses metsavendluse vastu ja jätkab täpselt samas vaimus ja loodame, et me teeme seda vabas ja rahumeelses Eestis. Liidu ja enda nimel soovin teile kõigile rahu ja vabadust Eestile. Aitäh! Nüüd aga tuleb meie ette Märjamaa vallavanem Triin Matsalu. Palun! Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi, me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi. Kes meie keelt ei kannata või meie meel ei meeldi, mulk lahti on, las lennata, kõik koju, kui ei meeldi. See maa siin meie kodu on, kas meeldib või ei meeldi, see teistele ükskõik ju on, sest nagunii ei meeldi. Head inimesed, alustasin juba 3. aastat selle Hando Runneli poolt kirjutatud luuletusega. See luuletus on minu jaoks ühtemoodi kui palve. Kui palve minevikku, meenutamaks neid aegu, mis siingi aastal 1947 ja varem ja hiljem ka aset leidsid, kui ka palve tulevikku, sest me elame väga äreval ajal. 78 aastat on möödas, aga sõda ja sõjakoledused on täpselt samasugused. Ja üks on veel samasugune, kes ei muutu, see on meie idanaaber. Oma juhtuste ja oma omastamissoovidega. Riigikaitse ei ole mitte ainult tangid ja laskemoon. Riigikaitse on meie inimesed, meie kõik siin, meie usk ja meie vabaduse tahe. Me peame pingutama kõik koos, vaatama oma lähedaste eest, toimetama oma kogukondades ja olema valmis. Sest ehkki me oleme Euroopa Liidus ja NATO kaitsva vihmavarju all, nagu öeldakse,
saame me maailmas toimuvast aru, et kui asjaks läheb, võime me olla täiesti üksi. Iseseisvus ja vabadus ei ole midagi iseenesestmõistetavat. See on see, mida tuleb hoida ja mille eest peame kõik väljas olema. Täna anname au nendele meestele ja naistele, kes ei kaotanud usku Eesti iseseisvusesse. Ja tänu sellele suudame võib-olla ka täna meie seda usku endas hoida ja vaadates tulevikku seda Eesti vabadust hoida ja kaitsta. Ma tänan selle traditsiooni hoidjate eest, et me siin järgnevalt seda edasi aastatel samamoodi saaksime kokku tulla julguses ja rahus. Ja Heikile ma tahan veel öelda tänusõnad, et Märjamaa valla ja Eesti Endiste Metsavendade Liidu poolne koostöö on olnud väga hea. Me oleme sellel aastal, mis nüüd kohe lõpeb, algatanud Märjamaa vallas uue traditsiooni Eesti lipupäeval, kus me sellel aastal saime oma keskväljakule uue lipumasti, kus meil on ööpäevaringselt lehvimas meie oma Eesti sinimustvalge lipp. Ja seda traditsiooni me jätkame ka järgnevatel aastatel, andes ka samal päeval välja ühele meie valla asutusele või organisatsioonile riigilipu ja Märjamaa vallalipu kingituseks pidulikult üle. Ma tahakski soovida teile samas rahulikku aasta lõppu ja et meie järgmise aasta teod ja meie järgmise aasta mõtted oleksid koos meie Eestiga. Ja vaadates selle nädala siis laupäeva, kuupäeva täitub meil 106 aastat vabadussõja lõpetamisest ja sellega seoses kutsun ma teid kõiki hommikul 10.15 on kogunemine Märjamaa kirikuvärava monumendi juures, kus me mälestame vabadusele võidelnud ja asetame pärjad ja küünlad, et meenutada seda. Ja mul on väga hea meel, et siin on nii palju noori, et see usk ja lootus koos nende noortega ka edasi läheb. Aitäh teile ja mõnusat aasta lõppu. Ja nüüd tuleb meie ette ajaloolane Martin Andreller. Palun! Üks küünal siis minu enda eest ja teine proua Ilme Kurigi eest, kes on ilmselt üks viimane Põrgupõhja metsavendade kaasaegne, kes on täna 95 aastat vana ja küll telefonis ja Tallinna tänavatel kõndides veel krapsakas, aga ütles tunnike tagasi, et nii pikka matka talvel Põrgupõhjale ta enam selles elus kahjuks ette võtta ei saa. Aga ta palus igaühte teist tervitada, teile head vana aasta lõppu soovida ja aitäh öelda selle eest, et te siia selle tee olete leidnud. Siin Vigalas, sellel Savisel ja Sitkena maal vist ei olegi võimalik muud moodi üles kasvada kui just Sitkena. 1940. ja 1941. aastal, kui punavõim esimest korda üle Eesti tormas, arreteeriti ja küüditati ka Vigalast omajagu inimesi ja selle uue võimu käsikiri või käekiri jäi siinsetele inimestele hinge. Need noored, kes olid üles kasvanud enamuse oma elust juba selles Eesti Vabariigis, ei soovinud kuidagi selle võimu alla painutada. 1941. aasta juulikuu kohta on kirjutatud ühes Nõukogude julgeoleku ettekandes, et juuni lõpus 1941 läks võim Vigala valla territooriumil niinimetatud metsavendade kätte. Nõukogude võim ei olnud juulikuus 1941 Vigala valla territooriumil enam tegev. Valda jäänud Nõukogude võimu esindajaid, ametnikke, samuti kohalikke kaasajooksikuid, nagu meie neid nimetada võime, hakati kinni võtma, viidi neid vallamajja, kuid tuleb öelda, et nendega seal midagi peale, võiks siis öelda võib-olla profülaktilise vestluse, ei toimunud.
Nendega räägiti, nendega vesteldi, neile öeldi, et selline käitumisviis ei ole meile omane ja palun lõpetage see. On teada ainult üks juhtum, kus kohalik pritsumees, ka meie valla esimaadleja, tagus ühele sellisele aktiivsemale punasele revolveriparaga pähe ja oli küsinud, et kas kommunismus hakkab juba välja tulema. Midagi enamat talle aga siiski ei tehtud, paari päeva pärast lasti ta koju, ka Saksa okupatsiooni ajal teda Saksa võimudele üles ei antud ja tuleb tunnistada, et 1945. aastal oli see inimene uuesti Nõukogude võimu teenistuses. Kuid samas dokumendis on siis ka öeldud, et see niinimetatud metsavendade vald tegutses kuni augusti alguseni, kui võimu võttis üle kohale jõudnud Saksa okupatsiooniarmee, aga ka järgnenud aastatel Vigala mehed, Vigala inimesed ei andnud alla. On teada, et ka sellesama Põrgupõhja punkri üks loojatest, sellesama organisatsiooni relvastatud võitluse liit üks loojatest Endel Reedlich on 1942. ja 1943. aastal rääkinud omaealistele meestele, et te peate arvestama. Kui te tahate nii väga sõtta minna, siis minge, aga ühel hetkel on Eestil teid rohkem vaja. Te peate ellu jääma, sest Eestil on teid vaja. Mitte ühelgi suurvõimul, mitte kellelgi teisel, aga meil. Viimastel kuudel olen tegelenud sellesama Põrgupõhja metsavendade üheks punkrikohaks osutunud Huntaugu punkri ülesleidmisega Puhja ja Palase küla tagant metsast. Me alustasime sellega juba aastal 2009, kui oli kasutada ainult ühe metsavenna kirjeldus ülekuulamiselt, kuidas ta kirjeldab, kuidas sinna punkrisse minna. Täna ma võin juba öelda, et see kirjeldus on meelega antud vale. Tõenäoliselt oli selle metsavenna soov pääseda korraks veel sinna metsa teenäitajana, et sobival hetkel kaduda sinna metsamassiivi ja uuesti omade juurde tagasi juurde. See punkri koht sellest hoolimata ei ole ennast veel ilmutanud. Meil on küll palju vihjeid ja tänases Eestis, kus on digiteeritud tohutult arhiivimaterjale, ka aerofotosid 1950. aastate algusest, oleme me selle leidmisele, ma arvan, lõpuks ometi lähedal. Ja mõneti võib ju mõelda, et mis see üks pisikene infokild siis meile päeva lõpuks annab. Ja võib-olla paljudele meist on ta lihtsalt huvitav teadmine, võib-olla selline infokild või seriaalikatke, mida õhtul teleka ees rahulikult vaadata, juues tassikest teed või klaasikest kangemat. Aga osadele inimestele meie seas täna on tegelikult see teema ja see periood veel vägagi valusalt meeles. Sügisel sattusin ühele vastupanu organisatsioonile, ühele pisikesele grupile koolinoortest või noortest tervikuna, kes isegi mitte väga kaugel siit otsustasid samamoodi juba 1943. aastal, et tuleb võidelda Eesti riigi taastamise nimel. 1945, 46, 47 viisid nad oma kodukoha vabadussõja mälestusmärgi Jalamile ise tehtud kuuseokstest pärgi, mille nad kaunistasid sinise, musta ja valge värviga. Nõukogude valimiste ajal tõmbasid nad maha punalippe, rebisid neid puruks, värvisid mustaks ja levitasid lendlehti, milles nad ütlesid oma kaasmaalastele, et ärge minge hääletama. Kui neil teie häält väga vaja on, siis nad tulevad niikuinii teile koju järgi. Selle väikse grupi suremusprotsent, kui niimoodi halvasti öelda, oli peaaegu 100. Nendest jäid väga vähesed ellu, õigemini 2. Ja kui ma sügisel seda uurima hakkasin, siis ma leidsin ühe arreteeritud, surma mõistetud ja tõenäoliselt Patarei vanglas maha lastud noore mehe sugulased üles. Tal oli kaksikõde. Leidsin üles selle kaksikõe tütre ja kirjutasin talle küsimusega, et kas sellest vanaonust on mõnda pilti või mingit teadmist, mida ta veel tegi, ja see vastus, mille ma sain, mõnes mõttes šokeeris mind. Sest tuli välja, et see kaksikõde on elus. See kaksikõde oli väga liigutatud sellest, et keegi pärast pikki aastaid tema venna osas veel huvi tunneb, et kellelegi see korda läheb. See kaksikõde ei teadnud käesoleva aasta sügiseni seda, mis tema vennaga täpselt juhtus. Ta teadis seda, et ta võeti kinni. Nad olid kuulnud, et ta mõisteti surma, aga nad olid kuulnud ka seda, et see vend pääses põgenema, hakkas ennast kusagil varjama ja tõesti, mine tea, võib-olla meil tänagi elus. Neil oli küll justkui arvamine, et ta võib-olla lasti maha, aga neil ei olnud teadmist. Minu roll sellel korral oli see teadmine anda, et see vend hukati ja ta kahjuks ei näinud vabat Eesti. Aga selle venna viimane sõna on alles jäetud kummalisel kombel julgeoleku uurimistoimikus. Seal on näha teatavat julgeoleku žargooni, aga sellest hoolimata
ma arvan, tuleks tema sõnade, mõtete ja eeskuju järgi käituda. Oma lõppsõnas ütles Kostja: panin tahtlikult toime Komsomoli organisatsiooni sekretäri mõrva, samuti teisi Nõukogude võimu vastu suunatud tegusid. Võitlesin Nõukogude võimu vastu kuni oma vahistamisel. Ma tahan kohtule öelda, et jään oma varasemate seisukohtade juurde, see tähendab, olen Nõukogude võimu vastu. Olen kohtule tänulik, et nad selle juhtumi arutamiseks nii palju aega kulutasid ja kahetsen kohtukulusid tunnistajate kutsumisel. Mul pole rohkem midagi öelda ja ma ei palu ka midagi enamat. Kuigi eeldati, et ta esitab surmanuhtluse järel armuandmispalve, alandab ennast Nõukogude võimu eest, ta seda ei teinud. Ta lasti maha. Põrgupõhja metsavendadest enamus jagasid temaga sarnast saatust. Neid küll ei saadud kätte. Nad hukkusid 27. veebruaril 1949 Pärnu Jaagupi lähedal Ertsmaa rabas, sealses punkri lahingus, aga ka nemad oma lõpuni ei painutanud seda kaela ja ei andnud alla. Ja isegi siis, kui ajad on rasked ja võib-olla kõik ei suuda olla nii meelekindlad, peame me seda silmas pidama, et rasketel aegadel peame me kokku hoidma. Kõik inimesed ei mahugi metsa ja tänasel päeval ei ole ka seal metsas midagi teha, sest vastupanu peab olema seal, kus on inimesed. Ja täna on see talevid, need on linnad. Vastupanu peab olema seal, kus on inimesed, sest päeva lõpuks ja kõige lõpuks ei olegi võib-olla nii oluline see, mitu vastast metsavennad omal ajal maha lõid. Aga kõige olulisemaks osutus see, et nad olid olemas. Et nad ütlesid, et on võimalik Eesti ees seista, on võimalik see Eesti taastada ja ühel päeval see juhtub. Ja kuigi ka need Põrgupõhja metsavennad seda päeva ise ei näinud, siis ma arvan, et seal üleval kusagil on nad täna meiega ja nad on rõõmsad. Ja see sama vanaproua Ilme, kes ju tegelikult neid kõiki tundis, kelle sugulased olid siin punkris, kelle võib-olla esimene eluarmastus oli siin punkris ja langes veebruaris 1949 Ertsmaa punkris. Ta on ise öelnud, et kui ta siit mälestuskivi avamiselt 2008 koju sõitis, siis siit Konuvere küla vahelt välja sõites hakkas talle silme ette kangastuma selline pilt, et oleks olnud justkui see tavaline pühapäev, kui ta läks siin lähedal asuma metsa heinaküüni juurde. Tal oli kaasas selline savikauss, punane valgete täppidega, mis oli täis värskelt tehtud pannkooke, nii nagu ta igal pühapäeval seal küüni juures käis. Ja siis tulid sealt küüni nurga tagant välja need samad Põrgupõhja poisid. Jutlesid omavahel, vaatasid teda ja hakkasid siis arutama, et ei tea, mis see vanamutt see selline on. Et see on küll meie pannkoogikauss ja need on meie pannkoogid, aga mis vanamutt see selline on. Ja Ilme ütles, et tead, see oli valus ja see oli ilus korraga, sest mina olen vanaks jäänud, aga nendele seda võimalust ei antud. Et ma tahan teid tänada selle eest, et te täna olete selle tee siia lumiste metsade vahele leidnud. Ma tänan selle eest, et asetasite need küünlad siia ja ma tänan ka selle eest, et tänu teile need Põrgupõhja metsavennad, keda see ülekaalukas võim üritas maamuna pealt likvideerida, nii et neist teeks mitte ühtegi jälge, mitte ühtegi mälestust, et see mälestus teis elab edasi. Aitäh teile ja head vana aasta lõppu! Registreerimise andmetel on täna kogunenud siia 99 inimest, aga ma nägin, et mõned tulid ka veel peale seda, kui regamine oli lõppenud, nii et siin peaks olema üle 100 inimese. Ja meie registreerimise andmetel 2 aasta tuleb näitas seda, et on Põrgupõhja meenemärki välja antud 264 ja sellel aastal lisandub veel nendele mõningad otsa. Järgmisel aastal on neid veel anda, neid sai tellitud 500, nii et neid peaks jagunema veel ja kõigile on ette nähtud statuudi järgi 1 märk. Nüüd aga jätkame ja meie ette tuleb ajaloolane Mati Mandel. Palun! Ma tahaks rääkida sellest, et meil on olemas ju vastupanuvõitluse päev. See on 22. september. Ja huvitav on olnud see viimastel aastal, 2 viimasel aastal ma pole üldse eriti kuulnud vastupanuvõitlusest sellel päeval. Räägitakse hoopis rohkem suurpõgenemisest. Räägitakse ka õigi palju ka Tiifi valitsuse tegemisest ja tegevusest, aga nemad ju ka tahtsid tegelikult läände minna seal võitlust jätkata. Ja vastupanuvõitlust endast eriti juttu ei ole. Oleks vaja ju rääkida metsavendusest, oleks rääkida vaja ka sellest, et 44. aasta septembris, ka 22. septembri vastupanu ikkagi oli.
vastupanu organiseeris küll Johan Pitka, sest tulnud väga palju välja, aga lahingud toimusid Harjus Kosel, Tallinna Pääskülas, Keila juures, Kumna teeristil, Keilas endas, isegi viimane väike vastupanu olevat olnud veel ka Märjamaal. Nii et sellest peaks rohkem rääkima ja peaks rääkima ka sellest, et paljudest nendest, kes nendest võitluses osalesid, nendest said hiljem ka metsavennad, nagu näiteks Ant Saasalu, kes oli Kumna lahingus ja kellest sai RVL-i Harjumaa, Saue piirkonna juht. Nad kõik arreteeriti pärast Haapsalu Harju mehed ja Ants Saasalu sai 25 aastat, nii palju ta küll ei olnud ära, jõudis ka selle üle elada, tagasi tulla, aga nendest kõigist peaks palju rohkem rääkima, just metsavendusest. Siis peaks rääkima ka noorteorganisatsioonidest, kes võtsid nii-öelda lipu üle siis, kui metsavendus hakkas juba vaibuma. Ja paljud koolipoiste organisatsioonid mõisteti pikaks ajaks vangilaagritesse. Suur osa surigi seal, suur osa tuli ka tagasi. Ka minu mitmeid tuttavaid on olnud, kes on küll praegu juba vanalamehed, olnud noorteorganisatsioonide liikmed. Ja siis, kui aktiivne vastupanuga murti nende osas, siis ikkagi veel siin-seal midagi toimus. Pandi välja sinimustvalge lipp, siin-seal. Kõige huvitavam oli võib-olla üks mees, kes lõpetas oma elu Rapla kandis, Paul Tagel, kes 61. aasta 23. veebruaril eiskas viis üles sinimustvalge lipu Kohtla-Järve Telemasti tippu. Ja ta istus ka kinni pärast 5 aastat, tuli tagasi, olen temaga kohtunud. Väga huvitav mees, hiljem sai temast veel luuletaja, praeguseks on ka kahjuks juba ta vanala mees. Nii et ka nendest nii metsavendusest kui ka noorteorganisatsioonidest, noortest, nendest oleks vaja rääkida vastupanu võitluse päeval. Mitte niivõrd suur põgenemisest, see oli omamoodi asi, aga see ei puuduta vastupanu. Võib-olla tuleb meil veel kõigil uuesti vastupanu osutada, see ei ole praegu võimatu, sest praegu on niisugune huvitav aeg, kus ühelgi päeval ei tea, mis järgmisel päeval juhtub. Ja ma lihtsalt tahaks soovida meile kõigile jõudu, jaksu, tarka mõistust ja võib-olla tuleb meil kõigil veel vastupanu osutada. Aitäh! Siin oli juttu ka sellest, et need inimesed, kes siin võitlesid, pidid oma elu jätma 27. veebruaril Ertsmaal. Siit ka teile kõigile teade ja kutse Ertsmaa sündmusele, mis toimub igal aastal 27. veebruaril algusega kell 11, olenemata nädalapäevast, ilmast ja tuisust. Nüüd aga tuleb meie ette Lääne-Praost Kaido Saak ja peab palvu. Palun, Kaido. Vaatame praegu aasta lõpul kindlasti ajas tagasi. Mõtleme selle peale, mida see mööduv aasta meile igaühele tõi. Aga vaatame ka ajas pikemalt tagasi. Mõtleme nende meeste ja naiste võitluse peale ja mõtleme selle peale, milline tähendus on sellel meie jaoks täna ja meie jaoks homme. See on üks asi, mille peale on vaja ikka ja jälle mõelda. Eks siin selles maailmas on asjad nii, et täna on nii ja homme on naa. Täna puhub tuul ühelt poolt, homme võib see tuul puhuda teiselt poolt ja me peame kõigeks selleks valmis olema. Ja selle valmis olemise juurde kuulub ka see, et me teame seda, et kusagil on üks riik, mis ei muutu mitte kunagi. Tänaseks aasta viimaseks päevaks on meile antud lugeda pühakirja sõna, mis ütleb nõnda. Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust mulle abi tuleb. Abi tuleb mulle issanda käest, kes on teinud taeva ja maa. Ei ta lase su jalga vääratada, ei su hoidja tuku. Vaata ei tuku ega jää magama see, kes sind hoiab. Issand on su varje ja su paremal käel. Päeval ei pista sind päike ega kuu öösel.
issand hoiab sind kõige kurja eest. tema hoiab sinu hinge, issand hoiab sinu minemist ja sinu tulemist nüüd ja igavesti. Head sõbrad, olgu siis see hea teadmine ka meie, igaühega meie eluvõitluste keskel ja me jääme palvele. Suur looja, me alandume tänus sinu palge ette ja täname sind nende päevade ja aastate eest, selle tee eest, mis sina nendele õdedele ja vendadele andsid, kes on oma elu andnud meie vabaduse eest. Olgu nende käidud tee ja võitlus meile alati igal päeval eeskujuks. Sinu rahu olgu nendega ja sinu valgus paistku talle. Aga ole sina ise meie maad ja rahvast õnnistamas. Õnnista meie töid ja tegemisi, õnnista vajadusel ka meie võitlusi. Ja anna meile igaühele õnnistatud uus aasta. Ja kuule meid, kui me üheskoos palume nende sõnadega, mida sinu poeg Jeesus Kristus meile on õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Aamen. Aitäh. Tänast sündmust kajastavad ja kirjutab kolmapäevases 7. jaanuari ajalehes Raplamaa Sõnumid Siim Jõgis. On nii? On. Foto ja video peale jäädustab selle Aare Hindremäe. Fotoaparaadiga on siin ja teeb galerii sellest Surev Paesalu. Fotogalerii teeb sellest ka Katre Kuller. Need kõik tulevad Facebooki välja. Liigutage ja jagage ja levitage neid nii palju, kui saate, nii et vähe ei ole. Need kõik on teile kättesaadavad ja levitamiseks. Nüüd aga soovib ka Aare väikest viisi sõna võtta, nii et Aare Hindremäe, palun, sõna. Head kaasteelised, kokku tulnud. Kas teile ütleb selline nimi midagi nagu Aksel Rossmann? Tõenäoliselt mitte. Ta ei olnud ei metsavend ega vabadusvõitleja, kuid ta oli juba Eesti Vabariigi ajal tuntud ja tunnustatud kunstnik graafika erialal. Võib-olla leiate oma vanemate fotoalbumitest õnnitluskaarte ja seal on tema nimi kindlasti peal. Ajalehtede ja ajakirjade nagu Maret ja Kõigile, Vallatu magasin. Ta oli selline tuntud kunstnik, kelle pildid tihti illustreerisid esikaasi. Ja nagu ikka 44. aastal, nagu paljud eestlased, oli ka tema sunnitud lahkuma vabasse maailma. Ta seadis oma elu viimased aastakümned sisse Kanadas, Torontos ja tegeles kunstitööga edasi, joonistas pilte. Ta lahkus 76. aastal ja oma elupäevade viimastel aastatel oli tal plaanis kajastada graafilistel lehtedel Eesti metsavendade elu, erinevaid episoode lahingutest ja tegevustest. Tal oli plaanis teha kokku 25 graafilist kaarti, kuid ennem ta lahkus meie hulgast ja ta jõudis teha 9 graafilist lehte. Ja kuna on veel jätkuvalt
Eesti raamatuaasta ja ma olen paljudele oma tuttavatele, sõpradele, sugulastele, koostööpartneritele ja nii edasi teinud raamatuaasta puhul väikesi kingitusi. Nii tahan ma täna teha väikese kingituse, kui seda kingituseks saab nimetada, Heikile, kes on seda metsavendluse tegemisi ja tegevusi siin palju aastaid eest vedanud ja ta on ikka mind kutsunud ka sündmusi jäädvustama. Ole hea, Heiki, tule mu juurde ja mul on ta siin mapi sees. Võib-olla pärast tahavad ka teised näidata, kuid see on siis Kanadas trükitud. Siin on eeltekstid on kõik sees, igale pildile on jutustav tekst juures, aga ma arvan, et see asi läheb praegu õige mehe kätte, mille ma siin nüüd ja täna ja praegu siin Põrgupõhja punkri varemete vundamendi juures sulle üle annan, Heiki. Selline väikene tänu minu poolt sinule. Aitäh, Aare. Aga me teeme nüüd kohe praegu siin ja niimoodi, see on suur üllatus muidugi, aga Aare, sa ei pahanda, me teeme kohe selle asja niimoodi, et kõike seda kogub ja hoiab metsavendlusega meil selliste ajalooliste asjade jäädvustaja ja see on Martin Andreller. Me anname selle üheskoos kohe praegu edasi. Ja sa ei pahanda, eks ole? Ei, mina ei pahanda midagi. Martin, tule siia palun. Jah. Sest et kõik need ajaloolised materjalid me anname koheselt üle Eesti Mälu Instituudile ja Martinile, et nad oleksid ühes ja kindlas kohas. Kui nad tulevad minu sahtlisse, siis nad jäävad minu sahtlisse ja kui ma ühel hetkel kogemata ära suren, võivadki nad sinna jääda ja ma ei tea, mis nendest edasi saab, aga kui nad on Mälu Instituudis, siis nad on kindlas kohas, kindla koha peal. Nii et no ma arvan, et ikka jagame kuidagi ühiselt. Jah, ma võtan koopiad endale. Ma tahan nii palju öelda, et nende 9 graafilise lehe põhjal on täielikult võimalus teha neid suurendada ja näiteks mingi rändnäitus teha. Ei, kõik on väga äge, aga Aare, sa ei pahanda, eks ole? Ei, ma ei pahanda. Et lihtsalt ja ma soovitan kõigil ka, et kui teil on kodus midagi väga ägedat, ärge hoidke oma sahtlis, vaid hoidke seda Eestile. pärast